Alustan, jah. 3, 2. Armsad vaatajad, seisame siin keset tühja välja ja mida me näeme? Maja. Meie telekanal on esimene, kel on erakordne võimalus küsida hoone loojatelt, Eesti ühtedelt, parematelt arhitektidelt, kuidas selline situatsioon on tekkinud. Üks. Ei, no muidugi see mikrofon ka ei tee. Okay. Tähendab siiski ikkagi parimatelt siis arhitektidelt. Situatsioon tekkis seoses sellega, et me tegime siia hoone. Jah, tegelikult on tegemist meie järjekordse arhitektuurikonkurssi võidutöö lind materialiseerunud vormiga, mille kohta võib öelda, et tegemist ei ole tavapärase majaga, vaid tulenevalt tema funktsioonist ja märgilisest asukohast linnaruumilises situatsioonis võib öelda, et tegemist on kaasaegse linnaruumi rikastava hoone mahuga, mille tegemisel me tegelikult ei pööranud niivõrd palju tähelepanu finantstegureid peegeldavale Exceli tabelile, vaid sootaks millelegi muule. Väga huvitav, väga põnev. Et siis millele, kui mitte rahale, te linnu puhul tähelepanu pöörasite? Lind, mitte linnu. Meie võidutöö nimi on lind. See ei käändu, ei pöördu. Lind, linnu, lindu. Nii see ju eesti keeles käib. Jah. Aitäh, te võite teda võimendada. Ühesõnaga, siis küll, kui tegemist on linnuga, aga see siin ei ole lind. See on lind. Kõik läbivalt suured tähed. See on firmamärk, see on sümbol. Ei käändu, ei pöördu. Ahah, et millele te siis lind puhul tähelepanu pöörasite? Hoonemahu projekteerimise aluseks võtsime... Aluseks on siin nagu tegelikult kõigis meie töödes ikkagi kohaidentiteet, mis antud eripärast situatsiooni arvesse võttes on eelkõige tugineb ümberkaudse miljöölise tunnetuse aspektile ja muidugi ka piirkonna morfoloogilisele ülesehitusele. Ning lisaks toimub siin loomulikult monofunktsionaalse keskkonna... Siin toimub tegelikult keskkonna regenereerimine loovtööstuse stsenaariumi järgi. Ja loomulikult ei tasu unustada meie ajastu Zeitgeisti. Just. Zeitgeist on see, millele üks tõeline šedööver peab põhinema ja millest ta peab lähtuma. Muidugi, kui ta ei taha kuuluda eilsesse päeva. Ja, et ühesõnaga, et te siis arvestasite lind tehes koha omapära. Lind puhul on tegemist hoonega, mille loomisel lähtusime me eelkõige... Me lähtusime tegelikult sellest, et kaasaegne hoone maht peab olema lausa võimaluste piire ületavalt fleksibiilne, kõrgtehnoloogiline ja imposantne. Ma mõtlen, et äkki vaatame hoone toimimismehhanismi lähemalt. Jah, tahtsingi just seda paluda. Jah. Lähenemine hoonele toimub siis mööda sillutatud kividega kaetud promenaadi siseaatrumi kaudu. Ühesõnaga toimub lähenemine lind, et siis hiilite maja juurde? Ei, lähenemine ikkagi... Miks me peaksime hiilima? Lähenemine toimub ikkagi astudes. Selge. Toimub lihtsalt astudes lähenemine hoonele. Aga miks see toimub, kui küsida tohib? Et sisse saada. See on loogiline ju. Aga kus sisenemine toimub? Sisenemine toimub uksest. Tegemist on uksega majaga. Okei, selge. Ühesõnaga, nüüd ma saan aru. Kõigepealt toimub astudes lähenemine hoonele sisehoovi kaudu ja siis toimub sisenemine uksest. Väga hästi projekteeritud. Niimoodi see tavaliselt meie hoonete puhul toimib, jah? Jah, tegemist on uksega majaga. Hoone konfiguratsioon, nagu meie praktikaid tundvad inimesed kindlasti juba teavad, on viidud lähenema maksimaalse minimalismini. Ja ma näen, lind on üks lihtne kast. Tegemist ei ole lihtlabase kastiga, neiu tumedate juustega. Tegemist on ikkagi väga keerulise teie jaoks kastiga. Vaatan, et kõik on siin hästi ilus valge.
ja loomulikult valgele omaselt piiratud, kuid samas komplitseeritud ruum laseb esile kerkida väga-väga erilistel... Jah, ühel hetkel lihtsalt valge pind katkestab ruumi, painutades selle siis täisnurkselt kõrvale, üles või alla või kõverdades ta nelinurkseks ringiks. Just. Räägiks sisekujundusest ka. Sisearhitektuurist te mõtlete neiu tumedate juustega? Ja, ikka. Jah. Sisearhitektuuris on siis tegemist funkilaadse fluidumiga, kus eriosad on kõik peidetud. Aga tavaosad? Oota, mis asjad? No, et eriosad peitsite ära, kas tavaosad jätsite siis nähtavale? Ei, siin ei ole tavaosi. Et kõik on eriosad? Ei, kõik on erilised osad, väga erilised osad. Ja peidetud nii, et midagi ei ole näha, midagi nagu ikka on näha. Ei, eriosad on peidetud, erilised osad on nähtaval. Teate, mina küsiksin teie asemel, et kuidas me võiksime ruumi kasutada viisil, mis ei oleks osa etteantud stsenaariumist? Palun. Mina küll ei tea. Vaadake, siin on tegu meie kujutlusvõimet stimuleeriva vahendiga, mis suudab omistada ülimalt tavapärasele olukorrale väga erinevaid stsenaariume. Jah, tegelikult võimaldab see meil ümbritseva maailmaga lihtsalt teistmoodi suhelda. Siis mismoodi? Mul on hea vastus sellele küsimusele. Hea küll, räägi sina. Ma räägin. Aitäh. Performatiivne, kasutuspõhine lähenemine arhitektuurile peab vormi oluliseks vaid juhul, kui tegemist on objektiga, mis suudab oma energia üle kanda ümbritsevasse keskkonda, laiendada oma kasutuspõhist ruumi, ärgitama ruumi. Kui ta seda ei suuda, siis ei ole teda mitte kellelegi vaja. Mitte kellelegi vaja. Just. Ma ei tea, äkki põgenikele? Mis asja? No, põgenikele, pagulastele. Neile, kel ei ole kuskile minna, kui nad siia tulevad. Neile võib-olla ei ole vaja teha seda maja, mis laiendab oma piire kaugemale enda objektsusest või... Näete, tavainimese jaoks tundub nagu üks täiesti tavaline valge kast, aga arhitektide peades on nagu täiesti ebatavaline valge kast. Suur aitäh, suur tänu. Päris midagi saru, mis on majas toimub.